hei, tere tulemast meie järjekordsele virtuaalassistent Fookuses laivile. Ehk siis täpsemalt, mida see virtuaalne assistent teeb. Ja nendes laivides säravad imelised virtuaalassistendi VIP-klubi liikmed ja pakumegi siis neile võimalust rääkida sellest, mida virtuaalne assistent päriselt teeb, milliseid oskuseid ta kasutab ning kuidas ta igapäevaselt ettevõtjaid toetab. See on hea võimalus ka tegelikult ettevõtjatele aru saamaks, kas virtuaalne assistent saaks neid ka aidata, sest ettevõtjad on erinevad, tööd on erinevad ja siis ongi hästi põnev kuulata neid lugusid, et kes mida teeb ja panna niisugune väikene tulukene ettevõtja peas tööle, et äkki ma saan ka kasutada. Ja minu tänane külaline on Liisa Mürgimäe, kes on tegutsev virtuaalne assistent, kellele mulle tundub, et kliendid tulevad enda juurde nagu magavale kassile. Ja ta räägibki lähemalt, kuidas ta üldse virtuaalassistendi tööni jõudis, milliseid teenuseid ta pakub ja jagab võib-olla ka lõpus mõne nipi või mõne mõtte, mida siit endaga kaasa võtta, kas siis virtuaalassistendina või ka miks mitte ettevõtjana ise. Ela julgelt kommentaaridesse kaasa, küsi ja kui me kõigile vastata ei jõua, siis Liisa äkki läheb ja vaatab pärast need küsimused kõik üle ja jagab seal vastuseid. Tere tulemast, Liisa! No tere, Õnnela, pole ammu näinud. Ei ole. Räägi siis täpsemalt. Nii, mina olen siis Liisa ja praeguseks siis olen täiskohaga virtuaalne assistent. Kuidas ma selle kõigeni jõudsin, oli see, et siin paar aastat tagasi tekkis jube tore mõte, et nakatusin investeerimispisikuga ja kangesti oli vaja lisasissetulekut, et mida ma siis investeerin. Ja siis hakkasingi põhitöö kõrvalt vaikselt nokitsema, kuni siis lõpuks jõudsin punkti, et ütlesin põhitöökohas hüvasti ja nüüd ma siin siis olen. Ise siis ettevõtja, iseenda tööandja ja iseenda boss ja töötaja ja kõik ühes isikus. Nii nagu see ettevõtjatel tihtipeale on. Ikkagi väga palju jääb kõlama seda, et see on alguses on ta ikkagi üks lisatulu võimalus. Ja mis pani Ja siis sind otsustama seda, et aitab küll sellest lisatulust? Teeks nüüd ikkagi päriselt kohe seda 100%. no olles olnud ühes nii-öelda logistikaettevõttes tööl üle 17 aasta, siis noh, mingil hetkel saabub lihtsalt piir. Ja kuna see assisteerimise maailm mulle tohutult pakkus huvi ja järjest hakkas nagu kliente ka juurde tulema, kes nagu tahtsid mu teenust, aga siis on see, ma ei saa, ma olen seal põhitööl, et ei, ma ei jõua. siis ma mõtlesin, et ei, saagu või hullem, vähemalt ma olen proovinud, et kui õnnestun, õnnestun, ei õnnestu, ei õnnestu, et pärast kahetsen elu lõpuni, et aga miks ma ei proovinud. Nii et niimoodi oligi, et see kõige esimesem nii-öelda pikaajaline klient, kellega ma siis põhitöö kõrvalt alustasin, et tema on minu kliendiks siiamaani juba vist siis üle 2 aasta. Ja on väga äge. Mis Ja sind selle virtuaalassistendi ameti juures kõige rohkem köitis? Noh, põhitööl, kui käid palgatööl, siis on hea turvaline, on ju, et ma ei saa öelda, et virtuaalassistendi kõige ägedam asi on see, et see on ebastabiilne. kõige rohkem köitiski see, et ma saan teha tegelikkuses nii palju erinevaid asju, sest assistendina ma ei ole selline traditsiooniline ühe niši assistent, et kas ma teen ainult kodulehti või ainult maandumislehti või ainult assisteerin koolitajaid. Et mul on kuidagi läinud niimoodi, et minu see klientide baas on või koostööpartnerite baas on hästi selline lai. Üks hetk avastad, et ma assisteerin nii-öelda puidutööstusettevõtet tellides kuskilt Hiinast mingeid vedrusid, laagreid, kruvisid, mutreid, Bolte ja ma isegi saan aru, mida ma teen. Järgmine hetk on see, et möllan turismimajanduses nii-öelda giididega, arvetega,
osalen messil, siis avastad, et oh, näe, kui tore koostöö, et tegelen ka persoonibrändi valdkonnas, toetan ühte tuntud tegijat, et hoopis teine valdkond ja nüüd siis sisenesin ka veel jalgupidi ärifinantside valdkonda, et assisteerin siis ühte ärilaenumaaklerit, et see nii-öelda, no ja loomulikult siis assisteerin Õnnelad ka assistendikoolis, et see on siis, jääb siis nii-öelda sinna koolituse valdkonda. et mul on need valdkonnad nagu hästi-hästi erinevad, mul ei hakka kunagi igav, sest need tööülesanded on esiteks hästi erinevad. too mõni näide. No näiteks kolmapäeva, neljapäeva õhtuti meeldib mulle nokitseda giidide arveid, mida ma siis Meritisse sisestan. No neid on umbes mingisugune paarsada tükki kuus. See on selline, mis ei sõltu kellaajast, vaikselt nokitsen, kontrollin, et hästi selline sihuke rahulik ja rutiinne, väga palju nii-öelda selles mõttes, et mõtlemist ei nõua, mõnus rutiin. Siis on järgmine variant, siis kui algab äkki näiteks kasvõi meil siin assistendikooliski mingi koolitus, siis läheb mõnusaks tramburaiks, kas kõik on registreeritud, kas kursused on üleval, kas teavituskirjad on saadetud, et siis on nagu niisugune pingsalt näpuga järje ajamine, et ühesõnaga, et kas ikka kõik asjad on õigeks ajaks tehtud. Noh, siis kolmas variant on see, et ma olen avastanud, et ma olen telefoni otsas päris osav, et rääkida on mulle alati meeldinud, et siin ühe projekti raames nii-öelda kolleegiga koos paari nädalaga 800 kõnet teha ei ole probleem. Ei karda isegi neid kliente, kes on toru otsas alguses sellised no trotsi täis või mis te mulle helistate või mis asja, kõik suudan lahti muukida, lõpuks on kõik nii suured sõbrad, et no, ma ütlen, et see on hästi nagu selles mõttes hästi lai. No ja vahele mahub väike tekstide toimetamine ja korrigeerimine ja mõned tõlked, et noh, kõike jagub. sul ei saagi kohe küsida seda, nagu olen varasemalt teistelt küsinud, mis on sinu populaarsemad teenused ja mida sa pakud, et sul ongi täiesti niivõrd lai ampluaa. Mulle tundub, et vahet ei ole, tuleb mingi X klient sinu juurde, siis no teeme ära. Põhimõtteliselt, kui tingimused sobivad. Põhimõtteliselt küll jah, sest ma siin olen nii-öelda väikseid sutsakaid teinud nii restoranidele, väikseid sutsakaid juuksuritele, väikseid sutsakaid siia-sinna. et selles mõttes, et ma ei, võimalik, et see on viga, et ma ei ole mingisugusele konkreetsele nagu nišile spetsialiseerunud, et kui mõeldakse, et aa, et Liisa, et siis teatakse kohe, et ta nagu on, oh, selles on ta nagu super mega hea. Et ma nagu sihuke laia profiiliga, et ma teen nagu kõike ja ma ei ole, jah. Ja räägi lõpuni. et ja ma ei ole ka piiritlenud seda, et mingi kindla valdkonna nagu ettevõtted. Noh, ma olen osa suurest rahvusvahelisest tiimist. Turismivaldkond, see on selles mõttes üle Euroopa, et minu jaoks ei ole probleem, kas tegemist on väikse üksikettevõtjaga või on vaja hallata nii-öelda mingisugust suurt pilti ja suurt ettevõtet, et ma nagu kameeleon, et ma aklimatiseerun igasugustes keskkondades, et selles mõttes nagu ütleme nii, et see logistikaalane taust, kus on kiire reageerimine ja hästi palju erinevaid nüansse on järelikult kasuks tulnud, et ma viska vette ja küll ma ära ujun, et selles mõttes ei ole nagu üldse mingisugust probleemi. Mulle tundub, et sinu nišš ongi see, et näita mulle ette ja ma teen, on ju umbes, et kui vähegi kõnetab. sul on, sa tõidki selle logistika tausta välja, et sa rääkisid ka, et sul on rahvusvahelised kliendid, et siis on sul erinevad keeled ka suus. No selles mõttes, et inglise keeles räägin, soome keelest ma saan sisuliselt enam, ühesõnaga ütleme, väga hästi saan aru, aga kuna ma seda keelt igapäevaselt ei praktiseeri, siis ärge mind väga rääkimas palun kuulake. aga selles mõttes, et ma keelest kui sellisest saan nii-öelda aru jah, ja no natukene ikka räägin ka, aga vene keelega on natuke pahasti. Kuna sul on olnud nii teistmoodi kliendid, siis milline on olnud see nende reaktsioon sellele, kui te hakkate tööle ja ta saab aru päriselt, mida virtuaalne assistent teeb? Või Äh, kuidas teda aitab selles mõttes, et saab päriselt virtuaalne assistent aidata?
Reaktsioone on olnud erinevaid, et küsitakse, et kuule, et mul oleks abi vaja selles, teises, kolmandas, siis ma natukene mõtlen ja siis pakun välja omalt poolt nagu, ahaa, nii, niimoodi saab ka, kuule, aga nii saab ju palju lihtsamalt. et selles mõttes, et nüüd sellist, kes oleks nagu imestusest pikali kukkunud, päris sellist klienti ei ole, et appi, et sa teed seda, teist ja kolmandat, et ma ei tea, kuidagi see suhtlus ja kommunikatsioon ja kõik see on kuidagi nii loomulikult läinud, et kui on mingid ülesanded, mis on tulnud, et ma olen nad, noh, ma lihtsalt teen nad ära ja pärast mõtlen, et nagu päriselt ka või? ma just pigem mõtlesin seda, et kas nendel on olnud nagu seda vau-efekti on ju, et, et nad ongi leidnud virtuaalassistendist selle koostööpartneri, ilma et nad peaksid võtma seda põhitöökohaga inimest. et no just seda, selle koha pealt ma mõtlen, et nad lihtsalt ongi nagu üllatunud, et see ongi päriselt võimalik niimoodi toimetada. Selles mõttes on üllatunud ja, et kui alguses ma olen alati valinud seda, et elu õpetab, et kui minna uude koostöösse, siis ma alati tahan kas kohtuda nii-öelda näost näkku kohvikulaua taga või vähemalt läbi ekraani, et saada nagu pilti ja tajuda, kes mul nii-öelda selles mõttes vastas on. ja siis kõige suurem üllatus tavaliselt ongi see, et noh, et mitu tundi päevas sa teed, siis ma ütlen, et aga see sõltub sellest, et mis sul nagu vaja teha on. et mingid umbmäärased piirjooned võime ju paika panna, et näiteks noh, et sul, mind on vaja teisipäeviti ja neljapäeviti 2 tundi. Et nagu niimoodi ongi, et sa ei peagi nagu kogu aeg olema, et koostööpartneritel hästi tihti on see nagu ikkagi see töötaja või ülemuse ja alluva nagu selles mõttes mentaliteet, et nad võtavad mind nagu noh, alguses mõtlevad, et nagu palgatöötaja, nad peavad ka pakkuma mulle kellast kellani ja kindlat mahtu ja selles mõttes, et mul vähemalt endal on hästi hea neile selles mõttes öelda, et ei, et jah, tore on, kui mahtu on, aga mul on teisi koostööpartnereid veel, anna mulle aegsasti teada, ma saan kõik asjad nii-öelda enda jaoks ära sobitada, et kellele ma mida, kus, mis kell teen. ei ole vaja osta mult 8 tundi päevas või 20 päeva kuus. et just täpselt nii ongi, see nädal on vaja tunnike. Ahah, ah nii ongi ju. Mhm, et mhm, see on mhm, nagu see, nendel see vau-efekt, et just täpselt see, selle eest nad nii-öelda tasuvad, palju nad teenust vajavad, et ei ole mhm, seda, et nad on mhm. kohustatud. see on ikkagi hästi palju ka meis endis virtuaalassistentides kinni seda infot levitada ja jagada, et ettevõtjad saaksid aru, et see ei ole tõesti 8 tundi päevas ja 20 tundi kuus. sul on nii palju erinevaid kliente, kas sul on ka mm, mingisugused praktilised tööriistad, mida sa kasutad oma töös, mingid rakendused, milleta sa üldse hakkama ei saa? no tänapäeval nagu ikka, siin on ka eelnevad saatekülalised siis rääkinud sellest, et tänapäeval ilma ai-ta nagu ei pääse. et see on ka asi, milles ma ennast vaikselt kogu aeg edasi arendan ja ennast koolitan. et juba esimesed kasutegurid on ka, et siin ühele koostööpartnerile ehitasin nii kalkulaatori, mida neil varem ei olnud. aga muidu noh, andke Liisale Excel, siis ta on väga õnnelik, et et hästi paljudel tegelikkuses siiamaani kõik asjad taanduvad Excelile, et seal kõikvõimalikud andmebaasid ja raportid ja asjad, et see käib minuga kaasas juba paarkümmend aastat, et selles mõttes, et sellest ma ei loobu ja sellest ma lahti ka ei saa, et kui tuleb Heureka ja ai annab mulle mingi hea idee, mida nagu võib-olla äkki paremini teha, aga siiamaani on Excel ja Google Sheets on nagu täiesti asendamatud. see on ikka väga põnev, et sa ehitasid kliendile kalkulaatori. et see, Mhm. selle peale annab juba tulla, ütleks mina. Ma ütlen ausalt, ma olin ise ka üllatunud, aga ma hakkasin otseselt või otsast nagu katsetama ja siis jõudsingi kalkulaatorini, et läheb vaja küll. aga mis on mõni, võib-olla sa, ma ei tea, kas sa oskad tuua näidet, mõni niisugune, mis selline eduelamus või niisugune, ma ei tea, see kalkulaator äkki oligi selline vau-efekt või selle ajaloo jooksul, mis sa oled nüüd virtuaalassistendina tööd teinud. et mingisuguse. Äh, kõige esimene.
mis on nagu noh, esimesed asjad jäävad ikka hästi eredalt nagu meelde. Kui kuskil nii-öelda teekonna alguses, siis ma olen seda varasemalt ka kajastanud, oli see, et minu siis esimene suurem koostööpartner otsis assistenti, et nemad on minemas turismimessile. ja ma siis küsin, et millega siis abi vaja on. Kõigega. Ja lõpptulemus siis oligi see, et alates sellest, et kuidas sisustada ära messiboks, kaelakaardid, parkimiskaardid, teha flaierid, teha bännerid, panna seina peale taustale jooksma videod tellida ära visiitkaardid, pluss veel kõige selle otsas 3 päeva olles esimene ja viimane, kes boksist lahkub, et no see jah, ma olen messidega varasemalt kokku puutunud kaudselt, saates suuri kliente kuhugi Saksamaa messidele, aga see, et nüüd sõna otseses mõttes nullist, tühjast boksist kuni teostuseni, no sinna juurde veel aidata sebida nii-öelda väliskolleegide mingeid viisasid ja asju ja värk. et ühesõnaga see kogu kupatus, aega vähe, aga see tunne, et ma selle jamaga nii-öelda kõik korraga hakkama sain, see oli nagu hästi super. Et jällegi logistika taust tuli kasuks ja messide korraldus ja asjad, et see oli nagu sihuke esimene hüppav ette, uju ja ujusin välja. mis see oli võib-olla see kogemus, mis sa sellest samast esimesest, mida sa praegu kirjeldasid, õppisid? mis on ka järgmisteks siis sulle ilmselt heaks alustalaks olnud? Alustuseks ongi see, et kui alguses tundub mingi asi jube hirmutav, et appi ma ei ole seda noh, varem niimoodi teinud või kas ma saan sellega hakkama, siis elu on näidanud, et kui ma hakkan otsast ronima, step by step, teen omale pildi selgeks, siis ma lihtsalt saan sellega üldjuhul ikkagi saan hakkama. Mhm. Ja see ka, et kõike tegelikkuses ei pea pusima nii-öelda üksi, et ega ma siis ainukesena ei ole, et loomulikult on igal koostööpartneril oma nii-öelda tiim või ta ise ka nii-öelda kaasas. aga ei tasu karta uusi võõraid situatsioone. Mhm. väga Megakasv toimub läbi nende, kui visata hea. ennast vette tundmatus kohas. ega ilmaasjata ei öeldagi, et mugavustsoonist väljas hakkavad asjad juhtuma. No just täpselt, jah. no täpselt nii ongi. Ettevõtjatel on virtuaalassistendi rollist väga erinevad arusaamad, et mis on võib-olla see üks asi, mida sina sooviksid, et kliendid virtuaalassistendi töö kohta veel rohkem mõistaksid? Mina arvan, et see on ka nii-öelda minupoolne soovitus iseenda kogemuse näitel, on see, et sageli vaadatakse, et oi, ma ei tea, maksab nii palju, kas ma saan endale lubada. aga siis ma olen öelnud, et aga tegelikkuses, et ärge võtkegi endale ühte, võtke hoopis 2 assistenti. et ma ise olen olnud nüüd, ma siis ütlen kolleegiga, et ka meil on üks äge assistent ja mentor Marina Preismann, et me oleme temaga koos olnud juba siis 3 erinevas tiimis ja niimoodi paari kaupa võttes, siis kui on juba varasemalt sisse töötatud rada, kus üks tunneb ühe tugevusi, teine tunneb teise tugevusi, siis seal taustal tegelikkuses see töö kõik saab palju kiiremini ja sujuvamalt tehtud. kellelgi, no näiteks mul, et a la laps on kuskil haige või vaja arsti juurde minna, siis tead, et ahah, tõmbad kõne, et tema asendab mind sel ajal need pool tundi, tund see nii-öelda see koostööpartner ehk siis jutumärkides boss ei peagi nagu teadma seda, mis taustal toimub, tema jaoks on oluline see, et asjad saavad tehtud. aga Mhm. oleks ma näiteks üksi, no siis ongi see, et iial ei tea, millal tervis alt veab, aga siis on juba taustal nii-öelda teine inimene ka, kes on su protsessidega tuttav, teab, mis värk on. et selles mõttes, et niimoodi paarisrakendina toimetada, et see on endal püsivad nii-öelda närvid korras, sest sa tead, et sul on kõrval nii-öelda koostööpartner ja tugi ja samas on nii-öelda kliendil samamoodi on kindlustunne, et kui ka emmal-kummal meist nii-öelda korraks maailm kukub kokku, siis on kohe keegi, kes nii-öelda sellest kohast nii-öelda jätkab. et minu suur soovitus on tõesti, et parem 2 kui 1. jah, ja ega lõppkokkuvõttes ta ei tule ju kliendile kallim.
ta ei kas tulegi. maksab topelttunde selle ühele või siis maksab, eks ju, kahele täpselt sama summa, on ju. no just täpselt, et see ja no see lihtsalt see tunne iseenesest on super, et sa tead, et nii-öelda tagala on kogu aeg Mhm, kindlustatud ja klient on samamoodi on rõõmus ja rahul, et kõik on tehtud. mhm. see on nagu minu soovitus. Kui nüüd selle kõige ägeda jutu peale, nende kogemuste peale, mis sa siin jagasid, on nüüd kätemeri, et ma tahan Liisaga koostööd teha, kuidas sa üldse toimetad, on sul tunnihinded, on sul projektihinded, on sul paketihinded, kuidas sinuga kontakti saab? Õnnela kindlasti jagab siin nii-öelda kommentaarides kontakte ka. Üldjuhul mulle meeldib endiselt veel toimetada nii-öelda tunnihinna baasil, sest ma kogu aeg mõtlen, et peaks projektihinnad välja mõtlema, aga samas on see, et ma tunnen ennast kuidagi hetkel veel selle tunnihinna otsas kõige mugavamalt, sest siis ma saan täpselt kombineerida ja mulle tundub, et see projektihind nagu paneks mingi kohustuse peale, et noh, et noh, ma peangi tegema täpselt nii ja naa palju, aga kui see kuu ei tule, et kuidas me siis arvestame, et ühesõnaga kõik on läbirääkimiste küsimus. ma olen teinud projektipõhiselt, ma olen teinud tükipõhiselt, ma olen teinud tunnipõhiselt. et kuna minu üheks tingimuseks on niisugune koostööde puhul avatud kommunikatsioon, et ma ise annan nõu, kui ma näen või noh, ühesõnaga vihjan, et kui mingi asi ei toimi, mida saaks paremini. ma eeldan, et koostööpartner on nii palju julge, et ta ütleb mulle, mida teha paremini või mis talle nagu ei sobi. samamoodi on ka nii-öelda siis selle tasustamise osas, et ühele sobib üks, teisele sobib teine. et no virtuaalsed assistendid üldjuhul on hästi paindlikud, et küll me kokkuleppele jõuame, aga lihtsalt rääkige, suhelge, küsige, et kõik jah, on võimalik. et ei tasu võib-olla seal kodulehel olevasse hinda nii väga kinni jääda, et tasub võtta ikkagi ühendust, kui natuke kripeldama jääb. no just ja täpselt. ega me ei saa ilma tulevikku vaatamata. Liisa, mis on sinu unistus virtuaalassistendina, kuhu sa praegu edasi tahad liikuda? no ma veerand sõnaga seda nagu juba mainisin ka, et kuklas tiksubki selline nagu tandemi projekt, et ma ei ole see, kes unistaks sellisest suurest tiimist, aga, aga siin niimoodi kahekesi, kellega me oleme harjunud koostööd tegema, et üldjuhul ongi see, et kui ühele midagi kuskilt terendab, siis krahmab teise ka kaasa. et võib-olla selle põhjalt mingisugune selline kombo nagu välja pakkuda. Mhm. et jah, ja teine asi on see, et pidevalt ennast täiendada, et oleks rohkemat, mida pakkuda. Mul mõtlengi just, et mida sa tahaksid võib-olla praeguses olukorras juurde õppida? no selles suunas ma juba sammud tegin, et ma ikkagi hetkel olen oma sõrme andnud ai maailmale. et lõpetasin siin just alles Teetorimi juures kuuajalise mentorluse ja edasi lähen siis nii-öelda ai projektijuhiks õppima, et näis, kuhu siis see teekond viib. et hästi põnev ja Mhm. kuna ma natukene kaldun mingil määral ka sinna nagu tehnilisele poolele, et ütleme nii, et kodulehed kui sellised ei ole just täpselt see, mis mul väga silma särama paneb, aga igasugune muu tehniline nikerdamine, et see on nagu hoopis teine tera, et siis Mhm. lihtsalt tuleb leida enda, see enda isiklik sisemine ai, mis mind nagu tõsiselt nagu silma särama paneb, et äkki sealt leian. Selle tandemi jutu peale ma pean selle ikkagi ära ütlema, see Mm. kõlab nagu umbes vanasti teleturureklaam on ju, et võta mind, aga ja see pole veel kõik on ju, no tuleb just. sinna juurde veel mingi asi. väga äge, see tandemi mõte on täitsa hea ja see, et sa välja tõidki selle, et sul juba on välja kujunenud koostööpartner, kellega teil klapib, on ju, just. siis saabki ka kliendile seda ka niimoodi mitte serveerida, vaid öeldagi, et noh, see toimibki väga hästi, on ju, et sul ei ole mingit muret enam, et kui keegi ära kukub, siis kohe saab asjad ära teha. aga siia lõpetuseks
sul äkki mingisugune mõte, mida jagada ka teistega, võib-olla mingi praktiline nipp või mingi mõte, mida kaasa võtta, siis vahet ei ole, oled sa virtuaalne assistent või lihtsalt ettevõtja või lihtsalt täiesti tavaline inimene. Oh, selles mõttes, et kõikides situatsioonides vahet ei ole, kas sa oled nii-öelda tavaline inimene, oled sa ettevõtja, oled sa tegutsev virtuaalne assistent, et vaata nagu tõsiselt oma tegemistele otsa. Et kui seal on nagu midagi sellist, mis sa tunned, et sul on nutt kurgus, kui sa sellega tegelema pead, siis küsi abi. Et vahet ei ole, oled sa täiesti tavaline, ma ei tea, koduperenaine, küsi sõbrannalt abi, oled sa ettevõtja, tunned, et sa oled jännis, siis keegi ei anna sulle medalit selle eest, et sa ennast nii-öelda ribadeks töötad. Ja abi küsimine, olgu see siis virtuaalassistendi näol või mis iganes oma ala spetsialisti näol, et võti on nii-öelda koostöö ja võti on kommunikatsioon. Et kui sa ei räägi, et sul on midagi vaja, siis ega keegi seda ise pakkuma ka ei tule. Absoluutselt, me ei oska mõtteid lugeda ja veel vähem saame teise silmade keelest aru, onju, et vaadates otsa sulle, ma peaksin juba aru saama. See on nii hea asi, mis sa siia lõppu ikkagi välja tõid, et koostöös rääkimine, kommunikatsioon on kõige alus. nii äge, vau, see oli päris äge live ju. kohe niisugune teistmoodi live, selles mõttes oli teistmoodi, et sul olid niivõrd teistsugused ettevõtted, kellega sa koostööd tegid ja ma loodan, et ettevõtjad satuvad siia neid laive kuulama, et need lähevad ka Youtube'i üles. et me üritame neid ka rohkem reklaamida, et minge kuulake neid, millega kõik virtuaalassistendid on tegelenud ja päriselt ärge hoidke ennast tagasi, kui teil tuleb mingi mõte, keegi sobib, assistendikooli lehel on andmebaas, võtke kellelgi sabast kinni, küsige, et kas saab niimoodi. ja kui ei saa, siis võib-olla nemad teavad, et kes saab. et ärge jääge oma asjadega üksi. nii et Liisa kontaktid on siin kommentaarides, võtke ühendust, kui tundus, et tema oleks sobiv kandidaat. võib-olla teile ehitama midagi ai-ga, aga mõnusat reede õhtut ja aitäh, Liisa, et sa tulid ja me kohtume aitäh muide juba. kutsumast. ja me kohtume juba järgmisel nädalal järgmise virtuaalassistendiga, nii et püsige lainel. tšauki. Tšau.